Egiptus valmistub uueks põgenike surveks, samal ajal kui kriis Hormusi väinas viib Lähis-Ida äärmusliku ohufaasi. Ameerika Ühendriikide mobilisatsioon meretee taasavamiseks sel laupäeval 2026. aasta 25. aprilli ei ole ainult mereväe operatsioon. See on märk sellest, et lahesõda võib naasta teises vormis ning Iraani jõhker mahasurumine põhjustab rohkem inimeste ümberasumist ja suurendab survet riikidele, kes juba elavad piiri peal. Kriis algab merel, kuid kandub lõpuks piiridele. Kõige tundlikum punkt praegu ei ole ainult nafta, vaid tsiviilelanikkond. Kuna sõda ähvardab suuremas ulatuses tagasi tulla, on Iraanist lahkumise uus laine ähvardamas alata. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalit tellida, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardiga Milson Alves News. Asi on järgmine. Egiptus ja Iraani ümbritsevad riigid vaatavad juba Iraani kriisi kui kujunevat migratsioonipommi. Egiptus, isegi ilma Iraaniga piirnemata, on juba võõrustanud umbes 1 099 000 põgenikku ja varjupaiga taotlejat, kes on registreeritud ÜRO pagulasameti poolt. Lisaks ametlikele andmetele, mis viitavad 1,5 miljonile sudaanlasele, kes on Sudaani sõja algusest Egiptuse territooriumile põgenenud. Samal ajal on Türgi, mis piirneb otse Iraaniga, juba kujunenud põgenemisteeks iraanlastele, kes püüavad ebastabiilsusest lahkuda. Associated Press on teatanud, et paljud iraanlased püüavad transiidina liikuda, viisasid säilitada või ajutist turvalisust otsida. Iraak, Pakistan ja teised naabruses asuvad piirkonnad on samuti valmisolekus, sest nad tegelevad juba ümberasustatud inimeste, põgenike ja surve all olevate avalike teenustega. Al Jazeera teatas 2026. aasta märtsis, et Iraani naaberriigid valmistusid vaikselt võimalikuks massiliseks lahkumiseks. Samal ajal kui ÜRO humanitaararuanded hoiatavad kasvava riigisisese ümberasumise, uute piiriületuste ja liikumiste eest teistesse riikidesse. Probleem on lihtne ja tõsine. Kui sõda Pärsia lahes peaks taas puhkema, ei lahku teelt ainult laevad, vaid lahkuvad ka terved pered turvalisust otsides. Ja kui see liikumine algab, avaldab see survet eluasemele, haiglatele, koolidele, töökohtadele, avalikule julgeolekule ja toidule riikides, mis on juba ülekoormatud. Pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni tuhanded iraanlased lahkusid riigist poliitilise hirmu, tagakiusamise, majanduskriisi ja ühiskondliku lagunemise tõttu. Siis tuli sõda ning Iraani ja Iraagi vaheline konflikt aastatel 1980 kuni 1988 suurendas ümberasumist ja toitis diasporaad, mis levis üle Euroopa, Põhja-Ameerika ja teiste piirkondade. Uuringud Iraani migratsiooni kohta näitavad, et Iraanist on saanud üks olulisemaid varjupaiga taotlejate allikaid Euroopas pärast islamirevolutsiooni. See minevik mõjutab ka olevikku. Vana sõda Iraani ja Iraagi vahel ei toonud kaasa ainult langenud sõdureid ja räsitud linnu. See sundis perekondi lahkuma haavatavatest piirkondadest, suurendas vastaste põgenemist ja jättis sügava jälje Iraani ühiskonda. Üks Iraani mälu ja pagulust käsitlev uuring märgib, et selle lainega seotud varjupaiga taotluste tipp saabus 1988 aastal. Rohkem kui 47 000 taotlejat. See ei ole ajaloo jaoks tühine detail, vaid hoiatus. Kui sõjaline surve liitub sisemise repressiooni ja majanduskriisiga, muutub põgenemine ellujäämise valikuks. Nüüd kardetakse, et see stsenaarium kordub uues ulatuses. Iraan on juba surve all sanktsioonide, mereblokaadide, sisepingete, usalduse languse ja uute rünnakute ähvarduste tõttu. Kui Ameerika vastus liigub mereväe tasandil karmimate operatsioonide poole, võivad paljud Iraanis arvata, et on aeg lahkuda, enne kui piirid muutuvad veelgi raskemini ületatavaks. Paljude iraanlaste loomulikuks teeks oleks esmalt minna Türgi, Iraaki, Kaukaasiasse, Pärsia lahe kaudu või kasutada veel avatud lennuteid. Kuid piirkondliku kriisi korral ei piirdu liikumine esimese sihtkohaga. See levib perekondlike võrgustike, salakaubateede, varjupaigataotluste ja humanitaarkoridoride kaudu. Just selles punktis ilmub Egiptus välja kui riik, mis on valvel.
Kairo ei asu otse Iraani piiril, kuid ta on kogunevate kriiside keskmes. Egiptusel on Suessi kanal, tal on ühendus Gazaga, ta on Sudaani surve all, suhtleb Pärsia lahe riikidega ning toimib erinevate kogukondade jaoks nii läbisõidu kui ka peatuspaigana. Kui Pärsia lahe piirkond satub uude sõtta, ei saa Egiptus ainult diplomaatilist mõju, vaid ka inimlikku, majanduslikku ja julgeoleku mõju. Võimalik iraanlaste lahkumine lisandub sellele kui uus survefaktor. Regionaalse sõja korral võivad osa ümberasustatud inimestest otsida alternatiivseid teid, eriti kui teised marsruudid muutuvad kalliks, suletuks või ohtlikuks. Ja Egiptust mõjutab selle asukoha ja diplomaatilise võrgustiku tõttu tõenäoliselt iga suur inimeste liikumine Lähis-Idas. Ameerika Ühendriikide mobilisatsioon suurendab seda riski, sest see näitab, et Washington ei kavatse leppida sellega, et Hormuzi kasutatakse püsiva väljapressimisvahendina. Ühendkuningriigi alamkoda märkis, et 13. aprillil alustasid Ameerika Ühendriigid vastu blokaadi, mis oli suunatud laevadele, mis püüdsid jõuda Iraani sadamatesse. Samal ajal kui väina taasavamine muutus Pakistani vahendatud läbirääkimiste keskseks punktiks. Iraan omalt poolt ähvardas sõjalise tegevusega, kui Ameerika blokaad ei lõpe. Ringluses olev dokument juhib samuti tähelepanu Egiptuse diskreetsele rollile kriisi vahendamisel. Carnegie Endowmenti andmetel edastasid Egiptuse vahendajad Ameerika muresid seoses eskalatsiooniga Pärsia lahes ning samuti Iraani hoiatusi võimaliku vastulöögi kohta, kui konflikt peaks süvenema. See näitab, et Kairo ei ole probleemist kaugel. Ta püüab kriisi ohjata enne, kui see päriselt tema uksele koputab. Kuid diplomaatia ei pruugi olla piisav. Kui sõda naaseb samaaegselt maismaa, mere ja õhufaasidesse, kutsutakse Egiptust seisukohta võtma. Pärsia lahe piirkond võib toetust nõuda. Ameerika Ühendriigid võivad nõuda koostööd. Iisrael jälgib iga sammu. Ja Euroopa riigid mures energia ja rände pärast avaldavad samuti survet stabiilsuse nimel. Kairo peab samal ajal kaitsma oma majandust, territooriumi ja sotsiaalset piiri. Piirkonna ajalugu õpetab, et sõjad ei lõpe seal, kus need algavad. Islami revolutsioon tõi kaasa paguluse. Iraani ja Iraagi vaheline sõda põhjustas ümberasumist. Lahe sõda mõjutas armeesid, naftat ja liite. Süüria sõda sundis miljoneid kodudest lahkuma. Sudaani konflikt avaldab juba survet Egiptusele. Nüüd võib uus kriis Iraaniga avada veel ühe humanitaarse rinde, mis on vähem nähtav kui lennukikandjad, kuid sama plahvatusohtlik pikaajalise stabiilsuse jaoks. Peamine on see, et põgenikud ei teki tühja koha pealt. Nad tekivad siis, kui riik ei suuda tagada turvalisust. Kui sõda jõuab Malaga lähedale, kui raha kaotab väärtust, kui hirm võidab igapäeva elu ja kui pered mõistavad, et ootamine võib kalliks maksma minna. Iraani puhul on olemas ajalooline mälu põgenemisest. On olemas diasporaa, mis on kujunenud aastakümnete poliitiliste murrangute tõttu. On olemas põlvkond, kes juba teab, kuhu joosta, keda otsida ja kuidas proovida lahkuda. Kui sõda peaks laienema, saab seda võrgustikku kiiresti aktiveerida. Samal ajal jätkavad Ameerika Ühendriigid oma sõjalise loogikaga. Hormuzi väina taasavamisest on saanud jõusümbol. Washington tahab tõestada, et Iraan ei saa ähvardada maailma majandust ja sellest kasu lõigata. Kuid igal sõjalisel sammul on kõrvalmõju. Kui surve kukutab Iraani kaubanduse, suureneb põgenemise võimalus. Kui põgenemine kasvab, maksavad selle eest naaberriigid ja partnerid. Ja Egiptus, kuna ta asub piirkonna poliitilise ja migratsioonikaardi keskmes, satub löögi alla. Pane sellele videole like, telli kanal. Ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi aktiivsem Milson Alves Newsi kogukonnas.